Õppija küsib. Tere! Täna vaatame, kuidas anda dokumendile digiallkirja. Selleks, et digiallkirja üldse anda, peab olema arvutis olemas Digidoc klient, selline programm. Kui teda arvutis ei ole, siis on võimalik see programm endale alla laadida veebilehelt id.ee. Siin tuleb öelda, et paigaldada tarkvara. Minul on ta muidugi olemas. Ja nüüd ta hakkab juhendama, kuidas seda teha. Tuleb alla laadida. Teil tekib siia paigaldamise jaoks eraldi fail. Avame selle. Siin on juba linnukesed ette pandud. Mina ei saa muud teha, kui parandada. Vaadata, kas on uuendusi. Nüüd ta küsis vahepeal, et kas ma olen ikka nõus, et see paigaldatakse minu arvutisse. See teie ekraanil võib-olla ei paistnud. Aga sellisele küsimusele tuleb vastata jah. Ta ütleb, et enne tarkvara paigaldamist tuleb arvuti taaskäivitada. Teie taaskäivitage. Mina praegu ei tee seda, sest ta on mul arvutis olemas ja ütlen, et sulge. Niisiis on meil arvutis olemas tarkvara. Digidoc klient. Ja siin on meil ka avaldus, mida me tahaksime allkirjastada. Võimalusi on mitu. Üks võimalustest on avada Digidoc klient. Ja ta ütleb, allkirjastamiseks või allkirja kontrollimiseks lohista fail siia. Niutan selle siis pisut eemale ja lohistan. Võtan siis oma avaldusel tutist kinni ja lohistan. Mis siis juhtus? Juhtus see, et see avaldus on siin taustas. Ja kuna minul ei ole kaardilugejas ID-kaarti, vaid plaanin allkirjastada mobiil-ID-ga, siis ta tunneb selle ära ja ütleb kohe, et kas soovid allkirjastada mobiil-ID-ga. Kui ma ütlen, et soovin, siis ta küsib, et sisesta oma telefoninumber ja ka isikukood. Nüüd näitan, kuidas mulle meeldib teha. Mul on olemas siin avaldus, millele ma tahan anda digiallkirja. Lähen selle dokumendi peale, vajutan paremat hiireklahvi ja valin allkirjasta digitaalselt. Avaneb aken. Ta ütleb, et ühtegi kiipkaardilugejat ei ole ühendatud ja tõesti ei ole. Ta tunneb kohe ära, kui on ühendatud, sest mina allkirjastan mobiil-ID-ga. Aga see toimub täpselt samamoodi nagu ID-kaardiga allkirjastades. Vajutan siis siia, allkirjastan mobiil-ID-ga. Ta mäletab, sest ma olen siin juba käinud. Tuleb mulle telefonisõnum. Küsitakse PIN 2. Panen siis oma PIN 2. Panen oma PIN 2 ja ongi ümbrik allkirjastatud. Näha on ta siis sellisena, et allkiri on kehtiv, millal on allkirjastatud ja kes on allkirjastanud. Kui ma panen selle akna kinni, siis näen, et sisuliselt samasse kausta on tekkinud uus fail nimega avaldus, aga ta näeb teistsugune välja.
Ehk teisisõnu, siin on öeldud, et see on digitaalselt allkirjastatud dokument. Kui te peaksite sellise dokumendi saama, siis on väga lihtne. Avate selle dokumendi ja näete, kes on selle allkirjastanud, millal on allkirjastatud ja samamoodi on siin olemas ka see dokument ise. Seda on võimalik 2 klõpsuga lahti teha või ka alla laadida. Kas saite aru?